mulle väga meeldib see, kuidas need jäid. Proovime mis ära. Variant number 2 on see kleit. Kleespetsialist. Kõik teised on tööl. Lähen füsiosse kohe. Uus lilleke. Täna ma isegi ei tea, mis kuupäev on. 23. juuli ja on neljapäev. Mul on jälle natuke teistmoodi väljanägemine, sest ma käisin esmaspäeval püsikulmude hoolduses. Mul ei olnud selle esimese korraga nagu väga hästi peale jäänud, aga see oli ilmselt suuresti tingitud ka sellest, et mul on nagu kunagi ammu tehtud mingit microbladingut ja siis ikkagi see oli nagu siin kulmude all ja see nahk on nagu armistunud, ehk siis sinna jääbki raskemini peale. Aga seekord siis tegime natuke tumedama tooniga, nii et see on päriselt väga tume praegu ja see ei jää niimoodi. Aga nüüd algab siis jälle see paranemisprotsess ja vaatame, kuidas läheb katse number 2. Aga ja nii kaua ma pean olema ekstra tumedate kulmudega ja noh, kui meik on peal, siis see ei ole nii hull, aga vahepeal ilma meigita on siuke veits scary. Tukk ei opereeru täna, aga mul on täna siuke kodukontori päev. Ma olen juba olnud üleval üle 4 tunni, sest me oleme nüüd kella 5 klubis jällegi. Tegelikult me lihtsalt oleme käinud 2 päeva hommikul enne tööd trennis Markoga ja ärganud kell 5, läinud magama kell 9:30. Ja minu meelest see kell 5 ärkamine ei olegi nii raske, aga 9:30 magama minna, see on raske, sellepärast et esiteks õues on valge. Õnneks nagu meil saab suht pimedaks selle toa teha tänu nendele kardinatele, aga ja valge ja sa nagu tead, et kell on nii vähe alles, aga muidu mul on alati meeldinud hommikuti trennis käia ja noh, kui me saame koos seda teha hommikul, siis on eriti tore, sest muidu nagu kui Marko käiks hommikul ja siis ma peaks õhtul üksinda minema, siis ma sinna jõusaali ei lähekski, sest üksinda õhtuti minna on veel nagu raskem minu meelest. Nii et jah, siin me oleme, ma hakkan tööle. Ma arvan, et täna tuleb lihtsalt mingi diivanil tööpäev, sest väga vihmane on olnud see nädal ja külm ja tahaks siukest koosit vibe'i ja täna on väga põnev päev, aga ma räägin teile natukese aja pärast. Ma ei tea, see pole vist kõige parem nurk, kus filmida. On lõunaaeg käes, kell on 12:30 ja ma tegin lihtsalt endale mingit risottot, kanahakliha ja mingite roheliste köögiviljadega. Ja ma hommikul vist ei jäänudki, aga umbes 1,5 tunni pärast läheb rulloode paigaldamiseks. Ja kohe, kui me panime kõik need kardinad, siis me rääkisime kardinapoistega, et noh, et võiks siin mingid rullood olla, sest siin ikkagi see päike on päris intensiivne elutoas ja noh, rääkisime mingid erinevaid variante läbi, aga lõpuks me võtsime ikka siukse lihtsalt praktilise ja funktsionaalse lahenduse, et jah, see ei tule mingeid erilisi, mingi voltikardinaid, sest nagu see akna kuju on mingi
noh, ta ei ole sihuke standardne ja lihtsalt kõige lihtsam ja loogilisem oli panna siia ruloo. Aga ma ise ma arvan, et see ei jää meid häirima, sest siin on niikuinii see päevakardin. Aga noh, praegu on siis kardinad sellised ja eks ma näitan teile, kui siin rulood on, kui palju neid siis näha on ja ma lihtsalt ise kõige rohkem põen just selle nagu rulooketi pärast, et kui palju see jääb näha selle kardina tagant. Oleks muidugi vahepeal täiesti meelest ära vlogida, kui neid üles pandi. Aga kas te olete valmis totaalseks muutumiseks? Rulood on paigas. Ma ei tea, mulle väga meeldib see, kuidas need jäid. Nagu ma enne rääkisin ka, siis ei olnud kunagi plaanis neid ülemisi kinni katta, sest otseselt me ei tahaks siin nagu valgust varjata, vaid lihtsalt kui päike paistab, et siis ei oleks nii intensiivne ja saaks telekat vaadata rahulikult. Et jah, see minu meelest nagu oleks liiga mõttetu hassle sinna üles midagi isegi panna, sest niikuinii sa ei hakka neid kasutama ja neid ei saa nagu väga ühes tükis teha. Et siis palju mõistlikum lahendus on lihtsalt need rulood, nagu meil praegu on. Ja noh, privaatsus, mida need tagavad, on ka ikka mega. Sest mul on nagu hoopis teistsugune tunne siin olla, sest kuigi meil on ju päevakardinad ja need on ka päris hästi varjavad, siis et praegu ma olen ikka täiesti mingis omas nagu mullikese sees. Et selles suhtes väga tore ja mulle väga meeldib see, ma vist võin öelda disain. Aga põhimõtteliselt me panime lihtsalt valge, otsad on siis musta värvi. Ma kohe kerin need üles ja siis ma näitan teile. Aga muidu põhimõtteliselt on see täiesti tavaline ruloo. Et selles suhtes kõige tavalisem lahendus, aga minu jaoks see nagu töötab ja ma tunnen, et siia ei ole nagu tegelikult vaja mitte midagi sükest erilist, sest selle ruloo point on lihtsalt praktilisus ja mulle meeldib see must nagu alumine äär, kuidagi väga hästi sobib siia ja mul on nagu hea meel, et me jäime valge juurde, sest ma ise alguses vaatasin mingeid tumedaid ja beeže, siis ma mõtlesin, et nagu kõik need muud kardinad on meil sellised tumedad ja beežid, et tahaks siia ka sama värvi, aga tegelikult see valge on palju parem, sest see on kuidagi seamless ja see ei torka nii väga silma, et see ma arvan, kui see oleks tumedam kardin, siis saaks palju siuke karjuvam, et sellest ma arvan, see on väga hea lahendus ja ma panen need kohe üles ja siis ma näitan, millised need on kokku panduna ja kokku panduna on siis selline, et noh, ega see võib-olla väga ei pane tähele, muidugi kui ma tean, et need rulood seal on, siis ma näen neid ja ma vaatan neid ja nagu sa ikkagi saad aru, et seal on rulood. Aga ma arvan, et üldpilti see nagu väga palju ikkagi ei muuda ja teatud olukordades on nagu praktilisus olulisem. Ja täna saab väga põnev olema, sest esimene õhtu, kus saab siis mingi ruloo ette panna, kui see päike õhtul siia paistab. Nii et vaatame, kuidas see seda õhtust elu muudab, sest see on nagu kõige rohkem minu meelest see, mis meid natukene häiris. Ja noh, talvel on see, et siis saab rohkem privaatsust. Aga jaa, ma isiklikult olen rahul ja suur aitäh kardina poistele, et nad tulid ja panid meile sellised rulood. Ma arvan, et see on võib-olla nagu nii väike detail kodus, aga samas see on nagu ülihea, kui sul on olemas need rulood. Sest jah, ma arvan, me ei hakka neid võib-olla mega tihti kasutama, et enamasti me ikkagi tahame seda suurt akent hoida avatuna, aga noh, teatud hetkedel, kus sul tõesti nagu see päike lihtsalt on nii tugev, see tuleb sulle otsa näkku, sellist higistad diivani peal, et siis sul on võimalus panna see ruloo ette ja need on sellised pisimugavused, mis teevad igapäevaelu jälle mõnusamaks. Igati soovitan vahepeal ka selliseid võib-olla lihtsamaid lahendusi, sest tänapäeval on nagu, ma arvan, noh, enamus inimesi võib-olla mõtlevad, et paneks mingid erilised kardinad või mingid erilised rulood või mis iganes, aga nagu jah, alati ei pea olema see kõige mingi fancyim lahendus. Käisin vahepeal poes ära, kell on saanud 7 kohe varsti ja ma lihtsalt mõtlesin, et vist sööme seda sama toitu, mis ma lõunal tegin, siis seda tuli terve panni täis ja homme õhtul ma seda enam niikuinii ei söö, nii et tundub mõistlikum see praegu ära süüa. Ja ma ostsin põhimõtteliselt lihtsalt mingeid snäki asju, sest ma olen terve päev tundnud, et mul on kõht tühi ja see ei ole hea, nii et mul peab lihtsalt olema kodus mingeid asju, mida vahepeal süüa. Nii et jah,
tahan väga neid mureleid. Aga nagu te näete, siis täna on väga päikseline õhtu. Ehk siis hea võimalus kohe need rulood ära testida. Teada oli, siis ma eile midagi rohkem ei vloginud. Aga me vaatasime lihtsalt sarja, me praegu vaatame otsast peale sellist sarja nagu Heroes. Ja ma kunagi siis, kui see lapsepõlves käis, ma nagu ei vaadanud seda niimoodi, et ma päriselt vaatan seda, vaid siis kui see käis, siis nagu vahepeal nagu vaatasid. Aga praegu me oleme päris palju juba vaadanud, ma ei tea, kaugel me tegelikult oleme. Aga jah, siis vaatasime seda ja Marko jõudis suht hilja koju. Siis ma sain teda üllatada nendega, et meil on rulood ja ma lihtsalt tahtsin näha, kas ta saab aru, et meil on rulood pandud ja siis tükk aega nagu ma vaatan talle otsa ja siis ta mingi, mida on ja siis mingi, mõtlesin, et kaua sul aega läheb, mõttes. Ja ta ei saanud nagu mitte midagi aru ja siis ta ütles, et ta ei pannud lihtsalt üldse tähele, et need rulood siin on, mis on hea märk. Siis nagu see oligi eesmärk, et neid ei paneks nagu niisama tähele, aga samas jah, eile õhtul juba hoidsime neid ikkagi all ja nagu tõesti nii mugav nagu pisike asi, aga nii hea, et nad on olemas. Ma käisin täna hommikul õues ja ma ei tea, mis täna hommikul toimus, aga mul oli nii raske jälle üles ärgata ja nagu kuidagi see, et eile, kui mul oli kell 5 äratus, siis me lihtsalt ärkasime koos ja ma isegi mõelnud selle peale, aga nagu viimasel ajal tekkinud see, et kui ma olen kodus ja otseselt ei pea nagu kuskil minema või nagu ma ei ole eelmine päev otsustanud ära, mis kell ma ärkan ja mis kell ma nagu voodist püsti tõusen, siis mul on nii raske ennast üles saada ja kuidagi pea valutas ja nagu mega siuke väss oli. Ja siis ma ikkagi otsustasin, et ma vean ennast õues, ma tahtsin täna teha selle väikse jooksukese ära. Ja lihtsalt mõtlesin, et ma ei taha seda lõunasse jätta ja õhtust mul on juba muud plaanid, et hommik oli nagu hea aeg ja tegelikult ilm on ilus, sai natuke karsket õhku. Kuigi see jooks oli väga raske ja mul ei tulnud sellist energiat sellest õues käigust täna, sest ma ei tea, kuidagi lihtsalt väsinud. Me oleme jõudnud tööpäeva lõppu. Tegelikult ma veel teen nädalavahetusel ka natuke asju, sest alati on see viimane päev enne puhkust. Ma ei tea, ma ei oska oma aega arvestada ja ma ei jõudnud lihtsalt nii palju asju tehtud ja edasi antud, et ma lihtsalt tahan võtta nädalavahetusel pigem selle aja ja ära teha, sest praegu mu aju lihtsalt kärssab juba. Aga glamuursed prügikotid, mis ma kohe välja viin ja ma sõidan linna, sest mul tuli meelde reaalselt nädal aega hiljem, kui ma pidin minema. Ma pidin eelmine reede minema keemilisse oma riietele järgi ja mul tuli see lambist see nädal meelde, et ma ei läinudki. Ja nüüd on juba järgmine reede, nii et ma lähen toon oma riided ära. Võib-olla käime kuskil kohvikus linnas ja siis tuleme õega minu poole chillima, siuke mõnus õded-õhtu, sest Marko läks drifti vaatama Riiga ja see on nagu ainukesed paar päeva aastas, kus ma olen üksinda kodus. Väga exciting. Why don't you suggest we can tick off a bucket list item? Liina näeb cute välja nagu alati. Nad oli siin oma soenguga. No, sa oled nii nunnu. Väga ilus soeng on. No see on lihtsalt igav, ma tahtsin midagi muud, ma tahtsin tegelikult selle salli panna pähe. Igatahes, väga põnev, me võtsime midagi uut. Mis selle nimi oli? Bubble Coffee. Ja proovime mis ära. Ma ei tea, ma mäletan, et siin sees oli apelsini maha. Kohv. Veel midagi apelsiniga. Veel midagi. Ja veel mingi kolmas.
maitseb nagu kohvi, apelsinimaale või isegi apelsinimaale kohvina. Okay. Aga ei ole halb. Nii huvitav. Kind of works. Tops on siuke, et see nagu tahab käest ära minna. Ma ei tea, kuidagi väga veider tunnet täna on laupäev. Ma ei tea, kas see on sellest, et puhkus algas ja kuidagi nüüd sa unustad täiesti ära, mis päev on. Aga ametlikult esimene puhkusepäev, kuigi mina alati nagu mõtlen, et puhkus algab esmaspäevast, sest nagu see esimesed 2 päeva on ikkagi nädalavahetus ja see on siuke nagu tavaline nädalavahetus. Aga jah, väga tore, et me oleme siia jõudnud. Mul ei ole puhkuseks selles suhtes mingeid erilisi plaane, ma ei lähe kuskile reisile, ma ei lähe nagu mitte kuskile. Et suuremas osa, või noh, ma olengi põhimõtteliselt kodus ja lihtsalt järgmine nädal on mingid käimised ja siis ülejärgmine nädal on mingi üks üritus, ma tean, aga rohkem ma ei mäleta, mis mul seal kalendris on. Aga ma lihtsalt tahtsingi võtta sellise puhkuse, et ei peagi midagi otseselt tegema. Vaid lihtsalt puhkan ja teen nagu mingeid siukseid koduseid asju, mis muidu alati on tegemata või noh, üleüldse selliseid asju, mille peale ma tihti mõtlen, et võiks seda teha, aga siis sa kunagi ei jõua selleni. Nii et vaatame, kuidas see puhkus läheb. Aga täna on selline huvitav päev, et nagu ma eile ütlesin, siis Marko on seal driftil, ehk siis ma olen üksinda ja ta tuleb nagu täna öösel. Siis ta ütles, et nad ei viitsi vist homset seda osa vaadata, siis muidu läheb terve see pühapäev ka nagu raisku, et siis nad tulevad täna peale seda võistlust hakkavad koju sõitma. Et sellest just tuleb täna üks huvitav päev ja eile oli meil väga mõnus õhtu õega. Lihtsalt, ma ei tea, me käisimegi siin kohalikus keskuses, kuna ta ei olnud siin käinud, ma näitasin talle ringi. Käisime voodides, tellisime sushit ja siis istusime minu juures, istusime õues ja pärast vaatasime natukene mingit filmi Netflixist. Et väga mõnus. Ja täna on mul ka olnud väga chill hommik. Ma korraks mõtlesin, et äkki ma ärkan vara, sest mul mingid tööasjad jäid ikkagi eile tegemata. Aga mõtlesin, et ei ja ma mingi 8:30 ärkasin üles, aga siis ma olin veel tund aega voodis. Tegin Notinost ühe tellimusest, mul oli lihtsalt vaja neid deodorandi täiteid ja midagi ma tegin veel. Käisin pesus, tegin skincare'i ja nii edasi. Ja nüüd on mul siin teine tass kohvi ja ma vaatan ühe YouTube'i video ära, sest ma tahan need juuksed natuke kuivaks. Ja nagu ma alles üleeile hommikul pesin juukseid, aga mul on üks koostöö vaja täna filmida ja siis ma tahtsin, et juuksed oleks nagu puhtad ikkagi, sest see 3. päeva juuksed, need ei oleks olnud puhtad juuksed. Nii et siin me oleme, alustame vaikselt seda mõnusat laupäeva ja varsti hakkan meikima. Nii, ma olen ennast valmis sättinud. Tukk nagu ühel poolt ei täna nii ilusti ja siis teine pool, ma ei tea. Panin vahepeal seda luuvi ise pruunistavat ka peale, sest ma olen terve see suvi fake tan'i kasutanud, sest ma olen nagu enda kohta isegi mingi jume saanud, sest tavaliselt ma lihtsalt põlen ära. Minus ei ole seda päevitajat või noh, minu nahk väga ei päevitu, ütleme nii. Ja siis ma mõtlesin täna, et okei, puhkus on alanud ja alati minu meelest see jume ikkagi annab mingit enesekindlust ja ikka me tahame ennast ju puhkusel hästi tunda. Nii et ma panin täna seda peale ja nüüd see natukene on juba vist toiminud, sest ma tunnen, et ma olen nagu päris jumekas praegu. Aga ma hakkan koostööd filmima ja mul on järjekordne koostöö Sinsei Home'iga. Alati meeldivad koduteemad ja
koduteemalisi koostöösid võiks vabalt rohkem olla. Aga jaa, nii palju kui neid on, siis I am very happy ja Sims A Home on olnud see koht, mis ma olen enda jaoks selles suhtes avastanud, et seal vahepeal leiab ikka päris häid leide. Näiteks meil on see talvel, sorry, ma ei saa kaamera nurka kuidagi väga imelik, aga talvel ma võtsin sealt ühe voodipesu komplekti, selline flanellist, mega mõnus ja siuke soe ja mõtlesin, et võtaks midagi suvist seekord ja siin on siis voodipesu komplekt. Ja nüüd hakkab aku ka tühjaks saama. Ma arvan, ma kõike ei hakka teile näitama, sest see läheb nii pikaks lihtsalt ja keegi ei viitsi vaadata, kuidas ma neid asju siin lahti pakin. Aga põhimõtteliselt ma võtsin lihtsalt natuke mingeid suvisemaid kodu asju, aksessuaare. Ja kuigi suvi hakkab läbi saama, siis praegu ongi siuke õige aeg, et seiliga osta mingeid soodsama hinnaga asju. Ja oh my god, see on küll cute. See on väga cute. Ma veel ei tea, mis ma siia panen, aga see võiks kindlasti kuskile sinna tasapinnale minna. See oleks nagu hea suhkrudoos, aga me ei söö suhkrut või nagu ei tarvita suhkrut, nii et mõtleme, mida siia panna. Väga nunnu. Siin söön ja ma ei mäleta juba, kas ma ütlesin, aga me saame Johandraga kokku mingi hetk ja võib-olla läheme kuskile sööma ja vist lähme ka õhtul Nublu kontsertile. Aga see on nagu väga õhtul alles ja seniks me vaatame, mis me teeme ja mis kell me üldse kokku saame. Järsku me otsustasime Lee-restorani sööma minna ja see on kell 6 meil. Kell on varsti kohe 5, me peaks liikuma hakkama. Ja muidugi me ei tea, mida selga panna, nagu täielik kriis. Mul on praegu selline outfit seljas. Paneks kingad, aga mu pediküüri kannata praegu mingit kriitikat, nii et ma ei saa lahtiseid kingi panna. Ja mul ei ole vist kinniseid. Ühesõnaga, mulle tundus, et need loafersid on kõige parem variant. Ja ma ei saa seda bluusi ülevalt kinni panna, sest ma lihtsalt... Esiteks mul ei ole praegu aega, et seda üksinda proovida kinni panna. Aga kuna õues ei ole väga soe, siis ma mõtlesin, et peaks mingi jakki panema peale. Ja noh, see jakk on... See bluus on lihtsalt nii palju pikem, aga ma ei tea, kas niimoodi kantakse asju. Ja noh, siis ma võtaks jällegi oma musta koti, sest siis see läheks jalanõudega kokku. Et ma ei tea, kas on päris restorani vääriline outfit, lihtsalt selles on küsimus. Variant number 2 on see kleit, mida ma kandsin Harry Stylesi kontsertil, aga ma ei ole seda rohkem kandnud ja lihtsalt enne kui suvi läbi saab, siis võiks ühe korra käia sellega väljas, sest see on tegelikult väga mugav, istub ilusti ja ma arvan, et see on üks tugev kandidaat ja siia ma peaks ka mingi jaki ikkagi peale võtma. Sest mulle tundub, et hakkab jälle sadama. Kolmas variant oleks see kleit, mida ma kandsin talvel. Ma ei saa seda ka tagant ilusti kinni panna. Ma lihtsalt praegu soovin, et ei saagi mulle päriselt nõu anda, sest ma ei suuda otsustada. Ma panin praegu kauboisaapad ja kuigi see need on väga erinevad stiilid nagu kauboisaapad ja siis see kleit, siis ma ei tea, ma isiklikult nagu annaks niimoodi. See kleit ise on väga siuke pidulik ja ma ei taha siia kingi panna, sest siis see on nagu liiga pidulik minu meelest. Nii et I don't know, aga mul ei ole palju aega, nii et ma reaalselt hingeldan, ma näitan teile, kui ma ära otsustan ja siis me peame minema hakkama. Okei, ma otsustasime Johandraga, et ma jätan selle musta kleidi ikkagi. Nii et ei ole seda suviste värvide kasutamist. Aga ma viskan ruttu oma kotid kokku ja võtsin soojad riided ka kaasa, sest ma ei tule enam koju, enne kui me lähme kontserdile, nii et kõik asjad kaasa. Tallinna vanalinnas suvel käia, see on ikka väga veider. Siin on nii palju turiste, siis ma mingi
igatahes me oleme kohal nüüd ja ma olen esimest korda leesse ja Handra on spetsialist juba. Leespetsialist. Igatahes sa saad mulle anda nõu. Mida tellida, nii et... Vaata kui nunnus juba Ka välja ilus. Let's go! Üldse ei kujutan ette seda niimoodi. Aitäh! Oh my god! Kui mõnus. Söömas ära. Väga hea toit oli. Nii et tasus ju Handra soovitust kuulata. Aga jaa, väga-väga mõnus koht. Tõesti maitsev toit. Et ma läheks sinna tagasi selle pärast. Ja meile päris kaua olime ju ära. Seal. Ma ei teagi, mis kell... Pole kellega. Kell on igatahes 9:30 õhtul. Kas vana inimesi? Ma olen täiesti nagu... Arvestades seda, et ma eile olin ka ikkagi päris kaua üleval ja sotsiaalne päris hiliste tundideni, siis ma 2 õhtut järjest olen ennast ületamas. Aga vahetame varsti riided ära, sest õues on natuke jahedaks läinud ja siis me lähme Nublu kontserdile. Tere, ilusat pühapäeva. Kell on 12 saanud tegelikult juba, siis päev on täielikult alanud. Me lähme praegu linna, et käia järvel ühes spordipoes, see on meie põhiline suund. Eilne see kontsert oli päris äge, nagu mega palju rahvast oli ja päris suur show oli ja siuke meeleolukas, aga me olime lihtsalt nii halva koha peal, et enamus aja ma isegi ei näinud Nublut ja siis ma nagu ei vaibinud nii väga, aga me läheme augustis uuesti Nublu kontserdile, nii et siis äkki saame mingid paremad kohad ja jah, lihtsalt ma olin reaalselt selleks ajaks, kuna ta hakkas alles 10:30 esinema, ma olen lihtsalt nagu, ma olen liiga vana selliste hiliste ürituste jaoks ja mõtlen, ma läksin mingi kell 5 kodust välja ja jõudsin mingi kell 12 öösel põhimõtteliselt tagasi. Et see on nagu miski, mida ma väga harva teen, siis ma lihtsalt väsin nii ära. Tore mälestus ikka sellest õhtust. Reaalne, kui kiiresti tänane päev on läinud. Lihtsalt siuke andmine oli kohe, kui ma koju jõudsime, sest kell oli siis juba mingi 3. Ja noh, ma pidin veel süüa tegema ja siis kõike seda set-upi tegema. Aga nüüd ma vahetasin voodipesu ära. Ma panin selle suvise voodipesu, mida ma näitasin. Eile vist või ma ei mäleta, mis päev see oli. Aga väga nunnu näeb välja. Selline vaheldus meie tavalisele täiesti valgele voodipesule. Kahjuks need padjapüürid on täiesti vales suuruses, et Marko omal on see liiga väike ja minu padjal on see liiga suur, aga praegu mätsin need ikkagi siia. Ja nüüd ma arvan, et ma tegelikult hakkangi oma neid koostööasja kokku panema. Tegelen veel mingi sisu asjadega ja ka varsti peabki hakkama õhtusööki tegema, kuigi ma alles sõime lõunat. Sest kell on 4:30. Tere hommikust! Täna on esmaspäev. Põhimõtteliselt minu jaoks tundub see nagu ametlikult esimene puhkusepäev, kuigi ma tean, et ma just ütlesin, et laupäev ja pühapäev on nagu esimene ja teine puhkusepäev olnud. Aga täna tundub siuke ametlik esimene, sellepärast et kõik teised on tööl ja mina ei ole. Kuigi tegelikult
ma just istun siia kontorilaua taha, sest nagu ma mainisin, siis mul jäid mõned asjad tegemata. See segadus on lihtsalt nii piinlik, ma lihtsalt istun selle ette praegu. Te ei peaks seda nägema. Aga jah, ma teen mingid asjad ära, mis mul jäid pooleli. Ma arvan, et mul läheb tegelikult mingi vähemalt 2 tundi. Nii et ma lihtsalt võtan teadlikult praegu selle aja. Ja siis mul on tehtud, siis ma ei pea rohkem puhkuse ajal tööarvutit lahti tegema. Igatahes mul on väga hea meel, et mul on need 2 nädalat selles mõttes täielikult isiklike asjadega tegelemiseks. Ja ma nagu vahepeal tundsin, et nagu veits kahju, et mul ei ole mingit siukseid reisiplaane. Et meil on näiteks Johandraga samal ajal puhkus, aga ta läheb Norra. Et see tundub mega äge trip ja nagu täiega siuke, et nagu, ja noh, minus on nii kaua olnud see, et ma tahaks kuskile mõnusale reisile, sest ma ei ole sellisel pikemal reisil nagu väga ammu käinud. Aga siis teiselt poolt on nagu see, et see 2 nädalat nagu ilma plaanideta on kõige parem asi ever. Just praegu sellepärast, et ma tunnen, et nii palju asju on mul nagu siin peas, mida ma mõtlen kogu aeg, et võiks teha ja milleni ma lihtsalt muidu ei jõua. Ja ma saan nagu väga palju paremini oma sotsmeedia asjadele keskenduda ja noh, üldse mingitele koduteemadele, sest nagu reaalselt nii palju asju on korraga pooleli ja selles suhtes see, et mul ei ole vähemalt 2 nädalat seda töö pressure'it on mega. Ja ma nagu üritan lihtsalt mitte stressata, et kindlasti need päevad lähevad väga kiiresti, ma olen nagu 1000% kindel selles. Kindlasti ma tunnen nagu, et sellest ajast jääb väheks, aga jah, ma üritan nagu ennast maa peale tagasi tuua, et ma ei jõuagi nagu reaalselt kõiki asju nende 2 asjaga ära teha. Ja lihtsalt mul on isegi mingi nimekiri tehtud, mida ma tahaks teha. Nii palju erinevaid asju, et ma nagu arvan, et ma teen omale mingi plaani päevade mõttes, sellepärast, et muidu läheb kuidagi segaseks, eks muidu on jälle see, et sa nagu mõtled kõike seda 20 asja korraga oma peas, aga kui ma teen nagu päevade kaupa, panen mingi igasse päeva paar asja, mis ma tahan teha, siis see võib-olla tundub rohkem nagu manageable ja ei tekita nii palju stressi. Et jah, kuigi on puhkus ja see on nagu täpselt see, et okei, sa peaksid puhkama, see on nagu mitte midagi tegemise aeg. Siis noh, paratamatult, kui sa käid täiskohaga tööl ja üritad nagu muid asju ka päris palju teha, siis see puhkus tihti kujunebki selliseks, et sa siis toimetad nende muude asjadega rohkem, et rohkem järje peale saada, aga ma kindlasti proovin endale teha ka selliseid päevi, kus ma lihtsalt vaatan sarja ja lihtsalt vedelen. Et ma ei tea, mis ilma üldse tuleb. Aga mul pole üldse nagu vahet, kas on päikseline või vihmane, nagu ma arvan, et ma oskan igat ilma nautida. Nii et tere tulemast esmaspäevu. Veider, et on esmaspäev. Aga ma süvenen oma... Ma ütlen, ma nagu vihkan neid inimesi, kes puhkuse ajal teevad tööd. Ja nüüd olen ma ise see inimene, aga see on lihtsalt minu enda ajaplaneerimise, halva ajaplaneerimise tõttu. Kell pole veel ükski, aga ma hakkan juba süüa tegema, sest ma sain oma tööasjad nagu selles mõttes tehtud, et ma sain vähemalt üle antud oma asjad, sest ma isegi, nagu ma ei jõudnud reedeks isegi oma asendajale nagu teha mingit update'i ega kõiki neid asju edasi saata. Nii et kõik on tehtud, tegin oma arvetitabeli ära ja nüüd on aeg kõht täis süüa, et siis selle päevaga edasi minna. Ja ma teen lihtsalt mingit pastat, sest ma eile lõunal tegin ka pastat ja mul on üle nagu toidukoor, parmesan, basiilik ja lihtsalt ma ei taha, et need asjad nagu vedelema jääks, eriti see toidukoor, kuigi seda on nii palju siin. Ühesõnaga, siis ma vähemalt saan natuke kasutada neid asju ja see tuleb lihtsalt kõige basicum pasta, mida suudad välja mõelda toidukoorest, parmesanist, basiilikust, tomatidest ja that's it.
siin on mu imeline kausitäis pastat. Ja ma vahepeal ikka trackin MyFitnessPalliga oma neid makrosid, sest ma lihtsalt ei taha nagu ala toituda, kuna ma ikkagi taastun sellest vigastusest ja nii edasi, siis mulle meeldib vahepeal olla nagu in check iseendaga, et kas ma sõin täna piisavalt ja see on väga hea lihtsalt nagu enda harimine ja informatsiooni iseendale, et mida ma tegelikult söön. Ja praegu ma tegingi selle toidu niimoodi, et ma lihtsalt kaalusin kõik need toidu koostisosad ära. Aga seda äppi on minu meelest nii mugav kasutada. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the clues. Send me love. Hommikust on uus päev. Ma olen kesklinnas ja lähen füsiosse kohe. Täna mul oli nagu hommikul kuidagi väga unine olla, nii et ma tegin mingi väga kiire hommikusegi, väga kiire valmispanemise ja siis kimasin linna, nii et lähme käime füsios ja ma räägin teile pärast, kus maal me selle taastumise asjaga oleme, sest see on nagu endiselt üks osa mu elust ja jah, ütleme nii, et joosta väga ei saa, aga ma räägin teile pärast, sest täna tegelikult tahaks ise ka väga palju teada, mis füsio nagu arvab, sest praegu on olnud vist kõige pikem paus nendel füsio juures käikudel. Lähme vaatama. Täna on jälle ehe näide sellest, kuidas päev läheb mega kiiresti, kui sa lihtsalt toimetad oma asju. Igatahes füsios on käidud, ma ei mäleta, kas ma üldse rääkisin peale seda, aga käisime siis treeneriga füsio juures. Ma jutustan sellest kohe, kui ma maha istun, aga ma olin nii inspireeritud, me veel kohvitasime Mari-Liisiga pärast ja siis rääkisime igast asjadest, rääkisime väga palju toitumisest ja nagu ikkagi sellest, et mul vaja need kalorid täis saada. Siis ma käisin läbi päris mitu toidupoodi, aga kõigepealt ma tahan teile näidata avastust. Lihtsalt enne, kui ma autosse istusin linnas, ma käisin Ergioskist läbi, siis ma teadsin, ma tahan midagi näksida ja võtsin need passion fruiti, kuivatatud passion fruit. Kes oleks arvanud, et see on nii hea? Mulle väga meeldib passion fruit ja see on nagu ülihea snäkk, kui siuke kuivatatud mango on minu meelest hästi magus, siis see on siuke vahepealne ja see on ongi siuke puuviljane, natuke värske, magus ja tõesti, ma võiksin neid süüa päris palju ja see on ka siis süsivesikute mõttes mega hea snäkk. Ja siis ma käisin tee peal veel blenderist läbi ja võtsin sealt ühe võiku lõunaks, sellepärast et ma mõtlesin, ma jõuan nii hilja koju, et muidu jääb jälle nii pikk vahe selle söömise vahele. Siis ma käisin Lidlis, sest Mari-Liis soovitas sealt aprikoose, need on sellised pehmed. Ja midagi oli veel. Ja siis need samad kuivatatud mangod pidid olema veits paremad kui need pähklinäppi omad, aga väga põnev. Siis mul on hunnikus kuivatatud puuvilju ja lihtsalt minu jaoks, nagu ma juba siin korrutan, mul peavad olema kodus siuksed asjad, sest muidu on lihtsalt, ma teen enda elu lihtsalt ise keerulisemaks. Ja siis ma ostsin Lidlist veel oma lemmikud šokolaadi, lihtsalt ma ei saa aru, kuidas nii odav on. Nii et kui puuvilja isu pole, siis šokolaad aitab alati, aga see on lihtsalt tõesti üks mu lemmikuid. Ja siis neid kohukesi, mis on mu ühed lemmikud, aga ma käin nii harva Lidlis, et ma väga ei osta neid. Siis kui ma satun, siis ma võtan tavaliselt mõned. Siis ma võtsin munad, sest ma eile unustasin muna osta ja nägin ka peigeleid, nii et need ka hommikusöögiks mega head.
ja need olid mu Lidli ostud. Ja siis ma läksin Selverisse, sest Selver on minu jaoks siuke mugav ja siuke nagu tavaline pood, kuigi me käime põhimõtteliselt Coopis ja Selveris nagu vaheldumisi, et väga pole nagu mingit eelistust selles suhtes, et üks on veits lähemal kodule, teine veits kaugemal. Aga väga exciting haul. Majapidamispaber, hapukoor. Siis ma ostsin auto puhastamiseks neid lapikesi, sest ma ei tea, kas ma täna jõuan selleni, aga ma tahan üks päev auto lihtsalt läikema lüüa ja mul ei ole mingeid uusi lappe. Siis vesi muidugi. Jällegi Mari-Liisi soovitusel siuke pudelis kondentspii, et see on hea siuke SOS lahendus või siis nagu viis, kuidas näiteks hommikul rohkem saada süsivesikuid, kui ma söön mingit Kreeka jogurtit, mis jah, ühesõnaga see toitumine ja see on lihtsalt nii individuaalne asi, et ma isegi ei taha nagu mitte midagi soovitada, sest nagu praegu mina taastun oma vigastusest. Mul on lihtsalt praegu oluline süsivesikuid süüa, ilmselt ma ei taha mingeid väga rasvaseid asju süüa ja siis siuksed magusad ja ühesõnaga it's a whole thing. Nii et jah, teie võib-olla ei pea minu toitumissoovitusi kuulama. Marko ostsin kokat ja endale võtsin vahelduseks ühe joogi, kuigi ma väga harva ostan endale poest mingit jooke. Täna tuli siuke isu, et tundub õues läks nagu päris palju soojemaks siin vahepeal, et väike jää ja siis see vitaminerali jook tuleb hästi. Siis ma ostsin kana poibi, lihtsalt vaatasin, et hea hinnaga ja võivad kapis olemas olla. Ja siis kanafileed, millest ma teen täna süüa. Kurk, tomat ja banaanid, väga exciting. Aga siis veel olin inspireeritud meie kohvitamisest Mari-Liisiga ja me rääkisime ka taimedest. Ja ma ütlen ausalt, ma olen lihtsalt väga halb plant lady olnud. Ma ei suuda isegi oma kõrrelisi väga hästi nagu üle pidada ja Marko on sellest nii tubli, ta kogu aeg kastab neid hekitaimi, kogu aeg väetab neid, igast asju teeb nendega ja siis mina olen oma mingi 2-3 taimega nagu ma ei suuda. Need on kõik põhimõtteliselt ära surnud ja nüüd, et mul need kõrrelised päriselt otsa ei annaks, sest need kokku, ma arvan, see kogu asi läks mul maksma mingi 100 eurot kindlasti koos nende pottidega. Et ma ei taha, et need kõrrelised mul enne järgmist aastat ära surevad. Et põhimõtteliselt kõrrelistega peaks olema see, et kui sa lõikad need maha, siis kevadel hakkavad need uuesti lihtsalt kasvama. Aga kui need on juba ära surnud, siis ma ei usu, et see töötab, nii et ma võtsin mingit väärtist, et nad ära väetada, korralikult kasta. Ja mul ei ole siiamaani normaalselt kastekannus, ma käisin praegu ka Bauhofis. Ja seal on nagu nii väiksed kastekannu. Mul pole mõtet osta 2-liitrist kastekannu, sest ma pean ikka käima 100 korda ukse vahelt, et ma tahaks niisugust suurt korralikku ja ma kuidagi ei näinud seal. Igatahes siis ma ostsin veel sellised väärtise pulgad ja ma ostsin uue taime. Ma ostsin uue taime sellepärast, et mul on see valge, mis seal rõdu peal on või terrassi peal on olnud mega juba kevadest või suve algusest saadik. See on nii ilus olnud, ma kogu aeg olen noppinud neid surnud õisi sealt ära, et ta saaks nagu ikka edasi kasvada ja ilutseda. Ja siis üks hetk, ma ei tea, mis juhtus, kas oli liiga kuum, kas oli liiga vihmane. Igatahes ta on otsustanud, et tal aitab. Ja mulle tundub, et mul lihtsam see ära visata, kui hakkad seda ilustama. Ehk siis ma ostsin ühe uue mega ilusa taimekese. Ma näitan seda teile veits pärast hoonest, ma panen praegu söögiasjad ära ja ma olen 8 minutit jutustanud, kes see viitsib seda monoloogi kuulata. Mitte keegi. Niisugune korralik mahaistumise jutustamine, aga ma ei mäleta, millal ma viimati oma jalgadest rääkisin, keda see teema ei huvita, siis võib julgelt mitu minutit skipida, sest mitu kuud ma olen nüüd jooksmisteemal olnud, ma isegi ei tea enam. Aga täna oli siis füsio jälle ja me vahepeal juba jõudsime nii kaugele, et ma käisin siis nagu alustasin uuesti jooksmist niimoodi, et 3 minutit jooksen ja 5 minutit kõnnin vahepeal, tegin seda 3 korda. Seda me vist tegime 2 nädalat
ja mul oli päris hea enesetunne, nagu noh, selleks hetkeks mul olid juba sääred jumala okeid, ei mingit valu. Ja siis me hakkasime tegema nagu 8 minutit jooksu ja ei mäleta, mitu minutit seal vahepeal kõndimist oli, aga seda ma tegin siis ka nagu niimoodi, et kokku ma jooksin 24 minutit, mis oli juba päris hea. Ja nagu ma tundsin ennast nii hästi, ma mäletan seda hetke, kui ma nagu sain aru, et ma saan nii vabalt joosta, nagu mitte mingit probleemi ei ole, ma lihtsalt jooksen ja ma naudin seda. Ja see õnn jäi suht üürikeseks, sest ma vist ühe korra saingi teha seda pikemat nagu jooksu. Ja siis ikkagi nagu hakkasid rohkem valutama need sääred ja sääreluud siis. Ja nüüd mul tuli mingi uus siuke imelik asi nagu vasaku kanna juures, et kui ma teatud asendis nagu venitan seda, praegu ma jällegi ei tea, seda valu ei tule, see tuleb täiesti random hetkedel, et siis tuleb kanda mingi siuke terav valu. Ja siis ma nagu mõtlesingi, et tore, et nagu nüüd on veel mingi üks asi. Aga täna nagu füsio juures käik jälle tekitas siukest rahulikumat meelt, et see kanna asi pigem on siuke, noh, kuna ta katsus tõesti igalt poolt läbi ja nagu tegime seal ikka startsi, siis see ei ole nagu mingi siuke hull teema praegu, et pigem nagu teengi mingeid harjutusi, mida ta soovitas ja see peaks nagu ise üle minema. Ja praegu siis, kuna need sääred ikkagi on natukene tundlikud, siis võtame nädalaks täiesti maha jälle, et muidu läksime tagasi selle 3 minuti jooksmise peale, et noh, põhimõtteliselt ma rohkem ikkagi kõndisin, kui jooksin seal õues, aga ma ikkagi käisin, et nüüd siis nädal aega ei tee seda ka, muidu täna oligi plaanis minna Markoga koos õue, teha seda 3 minutit jooksu, 5 minutit kõndi, aga siis see nädal me ei tee seda. Ja selles suhtes see on nii huvitav, et täna nagu me tegime jälle mingeid uusi harjutusi, selle posupalli peal, mis on siis nagu väga hea tasakaalu abivahend või nagu tasakaaluharjutuste jaoks. Ja täiesti nagu ma lihtsalt iga kord üllatun, et nagu mingid harjutused, mis alguses on täiesti niimoodi, et siit ei tule mitte midagi, et ma ei saa oma nagu ühe jala peal olla seal posupalli peal niimoodi, et ma nagu püsti seisaks. Ja siis lõpuks ma tegin nagu ühe jalaga isegi nagu kükke või noh, pool kükke. Et see nagu keha kohaneb ikka ülikiiresti tegelikult ja lihtsalt väga huvitav on olnud teada saada mingeid erinevaid kohti siis, mis mul nagu vajavad rohkem tööd ja miks nagu noh, miks see vigastus ilmselt ka nagu algus üldse tekkis, ongi nagu sellepärast, et mingid teatud kohad olid nõrgad ja nüüd on nagu väga hästi välja tulnud see, et mul on nagu parem jalg räigelt palju nõrgem. Ja siis vasak jalg võtab kõik selle koormuse endale ja siis ta on nagu rohkem tundlik ka, sest ta saab nagu peaaegu topelt koormust. Et siis jah, selline lugu praegu nende säärtega, aga ma olen nagu ikkagi 5 korda nädalas trenni teinud ja noh, pooled nendest trennidest on olnud siis need väikesed jooksud pluss siis need füsioharjutused. Et selles mõttes rutiin on ikkagi olnud suht hea ja nagu seda trenni on saanud teha, et see, ma arvan, see, mis mind on üldse nagu vaimselt hoidnud kuidagi heas kohas selle taastumisega, et ma hoian ikka seda rutiini ja teen trenni ja noh, mind väga aitab see, et mul on Mari-Liis ja mul on väga tore füsio, et see on kogu aeg pigem selline positiivne laeng, kui ma sealt füsio juures tulen, et ei ole midagi nagu noh, ei ole midagi katastroofilist ja nagu iga kord läheb jälle paremaks. Et jah, siuke story siis mu jalgadest, sest see on olnud nii suur osa nagu ja eks ma ikka vahepeal nagu mõtlen sellele, kuidas ma eelmine aasta samal ajal treenisin poolmaratoniks, sest see oli nii äge aeg ja nagu ma tunnengi, et ma nagu see kolimine on nii huvitav selles mõttes, et sa oled nagu siin, sul on täiesti nagu uus elu ja ma igatsen nagu mingeid versioone iseendast, mis olid seal nagu eelmises kodus ja noh, see jooksja versioon oligi mina eelmises kodus, sellepärast et siin olles sügisel ja talvel ma ju ikkagi jooksin, aga kuna see ei olnud nagu siuke treeningplaani osa, siis ma ei tea, ma kuidagi tunnen, et see eelmine suvi oli mu nagu nii mõnus siuke jooksuaeg ja nii pikki vahemaid joosta ja see oli nagu see äge versioon endast, aga nagu
miski ei ole võimatu ja kes ise tegeleb praegu mingi vigastusega, siis minu nagu lohutus või nagu jah, sihuke positiivsus peitubki selles, et sa teedki neid taastumisasju selleks, et sa saaksid tugevamana jätkata ja selleks, et me saaks minna tagasi jooksmise lainele ja teha seda parema vormiga ja paremate sammudega ja stabiilsemalt, siis tulebki praegu natukene vaeva näha, aga ma ise nagu tunnen, et ma ei ole väga lasknud sellele oma vaimset tervist mõjutada, kuigi see on nagu väga pikk protsess ja sihuke, et tahaks juba lihtsalt nagu terve olla. Aga jah, küll iga asi tuleb omal ajal ja ma ei tea, kes seda üldse viitsis kuulata. Aga minu jaoks on nagu see on minu elust on see taastumine praegu. Et siis jah, sellepärast ma nagu sellest toitumisest nagu räägin vahepeal ma ei räägi, sest see ei ole võib-olla kõigi jaoks nii huvitav. Aga jah, sellised mõtted. Ma näitan teile kohe ära selle lille või selle taime, mis ma ostsin, aga ma arvan, et see istutamine jääb järgmisse vlogi, sest siin on juba jälle päris mitu päeva koos ja ma natuke mõtlen selle lille osas, et mis ma taga teen, sellepärast et teoorias seda peaks saama ka panna õue või nagu maha istutada, et siis ta võiks järgmine suvi ka õitseda. Aga ma lihtsalt ei tea, kui hästi ma sellega hakkama saaks. Aga siin on mu uus lilleke. Ma ei mäleta, mis selle täpne nimetus oli, aga minu meelest oli ka mingi hortensia taoline. Nagu, ma ei tea, kas see üldse, kas ta on nagu täiesti ära surnud või siin on mingit lootust taaselustada, sest talle juba suht kiiresti läks nagu koledaks ja praegu ma ei ole üldse mingit hoolt sellele andnud. Aga kuna see lill siin ka otsustas, et ta laitab, kuigi ma ikkagi suht tihti noppin neid õisisid ära, siis praegu ta on nagu täiesti alla andnud. Siis ma mõtlesingi, et ma panen selle siia potti, aga nüüd ma ei tea, kas ma panen. Praegu ma mõtlen jah, et äkki on mõistlik ja kohe maha istutada ja siis nagu seal tema eest hoolitseda. Aga ma arvan, et ma arutan seda Markoga ka, sest ma peaks nagu mõtlema, kus on hea koht seda siis istutada. Et jah, sest see nagu tore on see päike siin pool maja, aga siis see on taimedele ka nagu võib-olla raskem, kui kogu aeg päike on, ma ei tea. Aga igatahes ma lõpetan tänase vlogi siin ära. Loodan, et teil oli huvitav. Nagu väga mõnus on oma asjadega siin rahulikult toimetada ja ma arvan, et ma suht palju vlogin selle 2 nädala jooksul, sest ma tunnen alati, et nagu kui mul on see vaba aeg, siis kuidagi palju mõnusam on vlogida, sest tööpäevadel, mis sa ikka nagu väga vlogid, see on nii rutiinne elu, et siis nendel puhkuse hetkedel on alati kuidagi mõnusam ja reaalselt ma tunnen, et mul alles oli mingi puhkuse vlog ja nüüd mul on uuesti puhkuse vlog, aga see aasta ma lihtsalt otsustasin, et ma tahan puhata ja ei peagi olema erilisi plaane selleks, et lihtsalt vahepeal aeg maha võtta ja vaatame, mida põnevat siis ette võtame selle ajaga. Aga suur aitäh, et vaatasid seda vlogi. Näeme juba varsti järgmises vlogis. Tšauki!